Tere tulemast Musta Kassitara kanalile. Seekordne video on kuu loomisest, noorest kuust, mis luuakse 17. mail kell 14.14. Seekordne noor kuu luuakse meil sõnni tähemärki. See on parim aeg, et mõelda oma rahalisele seisule ja selle parandamisele. Sõnn hindab mugavust ja naudinguid. Praegu on hea aeg oma keha kuulata ja tervislikult toituda ning piisavalt puhata. Sõnnid ei taha tormata ja see sõnni tähemärki loodud kuu, ta annab teile kätte materjalid, millega te saate üles ehitada praegu midagi pikaajalist, midagi püsivat, midagi sellist, mis nõuab teilt kannatlikkust ja järjepidevust. Ma olen siia võtnud 10 kaarti ja vaatame, mida need kaardid selle üldise energiana siis räägivad sellest noorkuust ja järgnevast, ma ütleks, et 10 päevast, ennem kui tuleb jälle uus täiskuu. No esimene kaart tuli siia kohe mõõkade 7. Mõõkade 7 minu jaoks on kaval müügimees, see on varaste kaart. See on nagu selline kaart, kus keegi tahab petta, kasu lõigata, teiste inimeste ideid varastada. No ju me siis peamegi ettevaatlikud olema, et nii palju on ju praegu uudiseid igasugustest petta saamistest, et poes saadakse petta, kaup ei vasta kaalule, küll saadakse rahadega petta, keegi helistab. Et väga hea on vahepeal lihtsalt hoidagi silmad lahti ja mitte kõike nagu puhtakullana võtta, mida meile räägitakse. Edasi tuleb meil siit karikate 4. Karikate 4 on tüdimuse kaart. See on selline ootamine, et ma olen väsinud ootamisest, aga te ei pea olema väsinud sellepärast, et see ootamise aeg on väga lühike, sest kõrval kohe on siin 2 väga toredat kaarti, kellega või millega koos on võimalik hakatagi üles ehitama seda, mida sõnn pakub, sellist pikaajalist projekti. Siin on kohe karikate 2. No karikate 2 minu jaoks on hingesugulane. Inimene, kellega koos on väga hea teha midagi. Ja kuna tema kõrval on keisrinna, siis keisrinna on maaema. Tema on nagu selline tingimusteta armastus. Ja kui teil on niisugune sõber või siis kaaslane, kellega koos teha, nagu kes teid toetab kõiges, et see hingesugulane ja keisrinna kahekesi koos, no need on lihtsalt superkaardid selleks, et ei peaks nagu üksinda rabama. Et ei peaks nagu seda projekti üksinda tegema, vaid et teil on olemas see tugi. Teil on olemas see tugi selle sama hingesugulase näol. Teil on see keisrinna, kes armastab kõike ja kõiki, ta tulebki appi teile. Seesama keisrinna võib ka vabalt olla teie hingesugulane. Edasi tuleb teil mõõkade kuninganna. No mõõkade kuninganna sobib sellesse kampa ideaalselt, sellepärast, et kui keisrinna on nagu rohkem selline looduse laps ja tahab kõiki aidata, siis mõõkade kuninganna on selline naine, kellel on ka kõik seadused teada ja lepingud loetakse läbi. Tõesti nii, et viimase punktini tema teab, temal on see tarkus ja temal on see terav mõistus, millega kõik konksud ka nagu ta ära näeb. Et no kui tema ka kampa tuleb, no siis on lihtsalt fantastiline. Minu meelest on see nagu tõesti ideaalne kolmik. Hingesugulane, keisrinna ja siis see naine, kes teab ka seadustest midagi, oskab lepinguid teha, võib-olla on suurepärane projektikirjutaja. Et teie saaksite endale kõige parema projekti ja rahastuse, siis selline inimene, kes nagu seadusi tunneb läbi ja lõhki, kulub alati ära. Edasi tuleb siin alumises reas tema on karikate 5. No karikate 5 on pigem selline kaart, kus
Ma ütleksin, et tulekski maha jätta see, mis minevikus on läinud valesti või halvasti. Pole mõtet seda taga nutta. Tuleb teha lihtsalt otsused ja vaadata, mida sellest õppida on. Et ega sellel taganutmisel pole üldse mingit mõtet. Keskenduge parem sellele, mida te saate teha, mida te saate muuta ja minevikus tehtud vead, nendest tuleb õppida, et siis juba targemana edasi minna. Järgmine kaart on müntide baas. No müntide baas on fantastiline kaart, sest baasid kõik tulevad uudistega ja kui teil oligi mingi projekt, mis rahastust nõudis, siis rahastus tuleb, sest müntide baas toob raha uudiseid. Teil on siin ka mõõkade rüütel. No mõõkade rüütel on samamoodi tark rüütel ja seadustes hästi orienteeruv. Tema ta ei vaata nagu kõhutunde pealt, temal on teadmised. Tema tunneb samamoodi nagu kuningannagi, ta tunneb seadusi, ta tahab ära teha, aga tema tahab teha seaduse järgi asju. Siis on siin müntide 2. Müntide 2 on minu jaoks alati tähendanud tasakaalu töö ja puhkeaja vahel. Et te kogu selles projekti kirjutamises ja võib-olla sellise pikaajalise projekti planeerimisega üle ei pingutaks, aga et teid edu saadab, sellest räägib see viimane kaart ja see on meil sauade kuus ja sauade kuus on võidupärja kaart. Et nagu väga fantastilised 10 päeva siia noorkuusse, ehitage praegu kõike seda, mis on pikaajaline. Investeerigegi oma aega, energiat ja võib-olla ka raha sellesse, sellepärast, et kui te praegu seda ehitate, no vähemalt kaardid lubavad küll, et see hakkab nagu vilja kandma, et seda saadab edu. Sest kui viimase kaardina on võidupärja kaart välja tulnud, no mis saab veel paremat olla? Seda enam, et teil on tohutud liitlased, seadustundvad liitlased, väga head hingesugulane, keisrinna, et see on nagu minu meelest täiesti fantastilised kaardid selleks, et midagi ehitada. Kes nüüd peenramaad teeb ja seemneid külvab praegu, siis noorkuuga tuleks panna maha need seemned, mis ülespoole kasvatavad, mille viljad te nopite ülevalt poolt maapinda. No kurgid, herned, oad, päevalilled, mingid sellised asjad. Ja peale siis, kui tuleb jälle täiskuu, peale täiskuud tuleks maha panna need seemned, need asjad, mis kasvatavad maa sisse. Peedid, kaalikad, ma ei tea, mis seal veel on, kartulid. Kellel veel ei ole kartulid maas, siis oodake natuke. Et vot selline sai see, no minu meelest väga-väga vahva noorkuu ja väga vinged energiad just selliseks pikaajaliseks projektiks, kuna sõnn ei torma. Tema teeb asju rahulikult ja tema teeb põhjalikult. Et teeme siis meie ka rahulikult ja põhjalikult ja naudime seda uut loodud kuud sõnnitähemärgis. Nautige teie ka. Kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, te võite ka kommenteerida. Ja siis kohtume järgmisel korral.